pikk võistluspaus on läbi, et kuidas avavõistlus siis kulges? No ütleme nii, et õnneks oleme elusana siin peale võistlust, see on kõige tähtsam, et oli pikk paus aga noh, kõigil oli, et väga tore oli jälle tagasi tulla ja rada oli uus meil siin nuias ja et oli suhteliselt kiirega sellist teravat auku, et oli tõmbas mul esimese käpa natuke jämedaks ja siis võtsingi mõistusega, et sõidu lõpuni ja teises stardis siis meil on väiksed probleemid amordiga ja tänu sellele siis on nagu täitsa sõita lõpuni. No üldse nagu, et peale prooviringi ma ütlesin ka, et midagi nagu oleks nagu häda ja siis peale sõitu siis saimegi aru, et tagamortis oli mingi kala on sees, et eks me vaatame üle. Aga õnneks ma räägin, et saime lõpuni ja et midagi hullemat ei juhtunud ja suutsime kuidagi ikkagi poodiumehe tulla ära selle katkise amordiga, aga noh, see on motosport ja midagi ei ole teha, et vahepeal on nii, et nagu ma ütlesin, et õnneks oleme elusana ja tervena ja siit on ainult hea edasi minna, et nüüd ongi, et tulevad Soome meistrivõistlused ja siis on varsti Pärnu Estikad jälle ja et vaikselt kogume jälle vormi ja hoogu ülesse ja siis minul tähtsad Inglismaa võistlused siis loodetavasti augustis algavad. Sa juba rääkisid Inglismaast. Eile tuli välja uudis, et rahvuste kross on Inglismaal ja põhimõtteliselt teie tiimi läheduses, et kas on nüüd ekstra suur motivatsioon, et ikkagi koondisse pääseda? Ei, ekstra suur motivatsioon ei ole, et alati on sama motivatsioon ikka, et eesmärk on alati olla koondises ja esindada Eestit, kui ma valituks saan ja kõige tähtsam on ikkagi hea, et saaks esindada ja vahet ei ole, kus ta on siis Inglismaal või on ta Prantsusmaal. Raja poolest ma oleks soovinud ikka Ernees olla, et seal oli väga tore rada ja eelmine kord meil läks väga hästi, et olime neljandad. Aga Inglismaa ka selles mõttes on lahe mõnus rada, et on hüppeid palju ja kõva on pinnas, aga on kus on, et kui olen meeskonnas, siis esindame ja anname alati maksimumi ja kui ta on tiimile lähedal, siis on ikka väike pluss. Kas Inglismaa kalender on muidu nüüd paigas või seal ka veel toimunud mingid muudatusi või kuidas sul see plaan, võimaldab Eestis sõita? No hetkel Eestis on võimalus sõita kindlasti Pärnu on plaanis ja et juulis midagi ei toimu Inglismaal nii praeguste uudistega, et ma ei usu, et nüüd siin paar nädalat ette ütlevad, aga jah, eesmärk vist on neil augustis midagi teha, aga nüüd oleme juba juulis, et varsti nad peaks midagi ütlema, aga midagi kindlat ei ole, et kogu aeg on räägitud augustis, aga siis vahepeal jutud, et septembris teeks 4 nädalavahetust, 4 etappi järjest, aga kõik on lahtine, et eks me ootan iga päev, ootame uudiseid ja vaatame, mis sealt tuleb, aga praegu on oleme siin need 2-3 nädalavahetus, mis siin tulemas, 2 veel, et Soome ja Eesti ikka sõidame kaasa ja elame selle juuli üle ja siis vaatame, mis seis on. Edu Soomes ja näeme Pärnus! Ja aitäh!